Kõigepealt tuleme siis nii-öelda alguse juurde tagasi või siis selle võib-olla juba ajaloolise tausta juurde, et miks see raadamisvabade toodete määrust vaja on. Nimelt aastast 2010 on meil eelpuidumäärus, mille me siis siiamaani võitleme ebaseadusliku puidukaubanduse vastu. Aga hilisemad analüüsid ja statistika näitasid, et kaugeltki mitte ainult ebaseaduslik puit ei hävita meie metsade olemit. Ja siin tuligi välja see, et paljud nendest metsade hävitamisest on seotud maakasutuse muutusega, mis on täiesti seaduslik ja see tõukejõud, mis nii-öelda suunab seda metsade pindalalist vähenemist, on raadamine põllumajandusmaaks. Nii et märkimisväärsed hektarid, mis 420 miljonit hektarit 30 aasta jooksul on jäädavalt kadunud. Vähemalt see elurikkus, mis seal on olnud, on kadunud ja Euroopa Liidu tarbija ei taha olla sellise kaudse metsade hävimise ja degradeerumise põhjustaja. Nii et sealt on ka siis ettepanek alguses saanud. Ja määrusel on siis kaks konkreetset eesmärki: vähendada Euroopa Liidu panust siis metsade hävitamisse ja metsade degradeerumisse kogu maailmas. Eelkõige oleks mures nagu vihmametsade hävimise pärast. Ja siis teine suur eesmärk on vähendada riski, et metsade raadamise ja degradeerumisega seotud tooted jõuavad Euroopa Liidu turule või siis eksporditakse. Siit võib ka kohe öelda, et määrus ei diskrimineeri selles suhtes, et meie peame oma puidule kohaldama samu nõudeid, mida me kohaldame kolmandate riikide toodetele. Nüüd raadamine, kui ma käisin möödunud nädalal Sisekaitseakadeemias rääkimas puidukaubandusest ja koostööst tolliga ja ka seal leidis kinnitust see, et kui öelda inimesele tänavalt sõna raadamine, siis nad mõtlevad, et tegemist on lageraidega. Loomulikult see ei ole nii, et raadamine on maakasutuse muutmine. Maakasutust me muudame väga erinevatel juhtudel. Me võime muuta selle taristu aluseks maaks, ehk siis Rail Baltic. Me võime muuta selle uueks asulaks või mis iganes muu maakasutusviisi me peame otstarbekohaseks. Sealhulgas ka metsanduse tegevuse loobumine põllumajanduse kasuks on üks täiesti võimalik raadamise stsenaarium. Ja antud määrus käsitlebki seda raadamise mõistet väga kitsalt, ehk siis raadamine on metsa muutmine põllumajanduslikult kasutatavaks maaks. Kohaldusalasse, kui puidumääruse juures meie kohaldusalas olid ikkagi puit ja puidust saadavad tooted, siis
raadamisvabade toodete määruse kohaldusala on märkimisväärselt laiem. Et siin on veised, kakao, kohvi, õlipalm, kautšuk, soja ja ka puit. Et võib-olla sihuke naljaga pooleks, et lisa 1 te leiate kauba nomenklatuuri koodid, mis siis jäävad kohaldusalasse ja ütleme nii, et kui seal ei ole, siis ilmselt on kohaldusalast väljas ja te ei pea väga muretsema. Aga kuna siin me oleme täna on nii-öelda metsaomanikud, siis see jutt on võib-olla natuke üleliigne, sest nii-öelda ümarmaterjal on kindlasti kohaldusalas, aga võib-olla kui veel nalja heita, siis üks kirstuud ei ole. Nii. Nüüd siis on mitte ainult raadamine põllumajandusmaaks, ei ole siis määruse objektiks, vaid ka metsa degradeerumine. Ja see on ka üsna huvitavalt nagu sätestatud, ehk siis metsa degradeerumise all mõistetakse antud määruse kontekstis metsasuse struktuuri muutuseid, mis seisnevad põlismetsa või looduslikult uueneva metsa muutmises istandikuks või muuks metsamaaks. Või siis hoopiski põlismetsa muutmises istutatud metsaks. Et kui ma oma varasematel aastatel ütlesin tihtipeale, et Eesti on küll väga rikas riik, aga et meil ei ole 2 asja. Meil ei ole põlisrahvaid ja meil ei ole põlismetsa, siis nüüd on kõik on uus, et suure tõenäosusega need põlismetsad Eestis siiski ka leitakse. Aga see ei ole tänase päeva teema ja ilmselt ei ole ka see põlismetsa hulk, mis leitakse, ka väga suur. Nii. Kui me nüüd oleme jõudnud juba sinna nõuete juurde, siis siin üldjoontes nagu väga suurt muutust ei ole. Et põhimõtteliselt tuleb koguda teavet ja dokumente, peab teadma, kellele müüte, ja teie nagu kui metsaomanikud olete kõige teadlikumad, et kust teie puit täpselt tuleb. Ja teil on ka see teave, seega on ka teil see teave, et teie poolt turule viidav puit on raadamisvaba. Ja ütleme nii, et suurettevõtete jaoks on võib-olla selle nõuetekohase hoolsuse süsteemi ülesehitamine natuke keerukam, aga ma vaikimisi eeldan, et siin täna võib-olla kuulajaskonna hulgas neid nii palju ei ole ja juhul kui on, siis nendega me oleme tihedas suhtluses samuti. Ja põhimõtteliselt, kui teil on see informatsioon kogutud, siis teilt võidakse seda mitte mingi ajaühiku jooksul, vaid see aeg on ka ära määratletud, teilt võidakse seda 5 aasta jooksul küsida.
Nüüd teil kui metsaomanikul on siis mm, juhul, kui te ise viite selle, ütleme, et töötate selle metsa üles ja viite selle ümarmaterjali turule, siis, siis peate te esitama ka selle hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni. Et kordan veel üle, et see tuleb esitada enne siis metsamaterjali turule laskmist. Siin on ka riikide hindamise temaatika. See riikide hindamine on selline rakendusülesanne komisjonile, Euroopa Komisjonile, kes siis hindab kõik riigid ära riskikategooriatesse. Suure tõenäosusega Eesti on siis madala riskitasemega maa, mis tähendab siis seda, et need ettevõtted, kelle toorme moodustab ainult Eesti puit, et nende jaoks on tegemist lihtsustatud hoolsuskohustuse ehk siis lihtsustatud rakendamisega, peab küll koguma teavet, kuid ei ole vaja riske hinnata ja maandada. Nüüd ilmselt metsaomaniku jaoks ongi kõige olulisem siis hoolsuskohustuse deklaratsioon. Ja siin on Euroopa Komisjoni infosüsteem, mille kaudu selle metsaomanik või siis tema volitatud esindaja enne kaupade turule laskmist selle deklaratsiooni esitab. Et selles deklaratsioonis on mitmeid andmevälju. Need andmeväljad on määruse lisas number 2, aga samas on ka nii see infosüsteem tänaseks juba valmis, kui ka on valmis selle infosüsteemi selline õppeversioon, kus saab õppida ja ütleme siin niimoodi, et õppida ja mängida. Aga nende andmeväljade juurde tahetakse siis teada, mis laadi tootega on tegu, selle toote kogust, maatükkide asukoha tuvastust, mille juures metsaomanik ilmselt saab automaatselt genereerida sinna oma nii-öelda raiutud eraldise perimeetri. Aga sellest me räägime täpselt ja siin ka näitame võib-olla üht-teist. Nii. Kuidas siis kogu süsteem töötab, on niimoodi, et enne turule laskmist metsaomanik esitab selle deklaratsiooni, süsteem menetleb seda natuke, registreerib selle taotluse või deklaratsiooni ära ja väikse ajaviipega annab siis selle deklaratsiooni jaoks või moodustab selle deklaratsiooni jaoks unikaalse viitenumbri. Ja lisaks on siis veel sellele viitenumbrile on ka selline salakood, mis liigub siis tarneahelas järgmisele nii-öelda ostjale.
mille abil on siis võimalik ostjal ka kõigi neid andmeid kontrollida. Nüüd, kui tarneahelasse ütleme või siis töötlemata ümarpuidust, need on ilmselt teie jaoks need kaubanomenklatuuri need kaks enim deklaratsioonile kirjutatavat kaubanomenklatuuri 4401 ja 4403. Et juhul, kui ta teeb sellest uue toote, millel on uus nomenklatuuri number, siis on uue toote tegijal kohustus esitada ka uus hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon. Et sellel slaidil on siis need teemad, mida komisjon veab. Ja nagu ma ütlesin, et infosüsteem on täiesti toimiv. NT-Trace'is on nimeks. Olen ka uuendanud Kliimaministeeriumi kodulehte ja seal on viited nii juhendmaterjalile, kus siis õpetatakse tegema, et sinna infosüsteemi sisse saada, on vaja teha kõigepealt 2 kontot, EU-login ja NT-Trace'is kontod. Ja võib-olla infosüsteemist räägime hiljem veel täpsemalt. Võrdlusuuringust ehk riikide hindamisest oli ka põgusalt juttu, et kui määruse rakendamist me veel siin möödunud aasta lõpus nii-öelda jõustus aasta võrra edasilükkamine, siis selles edasilükkamise määruses oli ka kirjas, et komisjon tahab endale samamoodi pikendust sellele riikide hindamisele. Ehk siis see saab meile teatavaks hiljemalt 30. juuniks 2025, aga vaikimisi ikkagi võime juba eeldada, et Eesti on madalad riskitasemega riik. Siis on olemas ka suunised või juhenddokument, ma ei oskagi öelda, kumb siis nagu keeleliselt parem väljend on, mis annab meile natukene sellist määruse tõlgendamist. Samuti on ka korduma kippuvad küsimused ja nende osas on ilmselt oodata ka täiendusi. Suuniste osas mitte, küll aga ilmselt suuniste osas ilmselt vajab muutmist see, et kuna määruse rakendamine lükati edasi aasta võrra, siis need kuupäevad tuleb seal ära parandada, ehk siis suurtel 30. detsember 2025 ja VKE-del 30. juuni 2026, et need vajavad ka juhenddokumendis parandamist. Nii, lisaks on siis määrusesse ka sätted, et komisjon teeb mõjuhinnangu ja kui on piisavalt alust laiendada kohaldusala muule metsamaale, siis nii võib juhtuda, aga ja nii edasi.
aga esialgu ei oska nagu arvata, et see väga reaalne oleks. Pigem ma arvan, et nagu liikmesriigid ja ka nii-öelda kõik muud rakendavad osapooled on piisavalt ametis, et määrust mõistlikult rakendada ja siis vaadata, et mida muuta vaja või laiendada vaja. Et loodetavasti siin ei toimu mingit etterutamist. Et siin on jälle üks slaid komisjoni infosüsteemist, mille kaudu siis esitatakse need hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioonid. Ja samuti on siis ka töövahend pädevatele asutustele, ja ka tollile, kes teostavad siis selle abil ka järelevalvet. Ehk siis see infosüsteem aitab ühtpidi ettevõtjaid ja kauplejaid täita määruse nõudeid, teistpidi aitab ka pädevaid asutusi kontrollida osas. Et üks kunagine piktogramm infosüsteemi nii-öelda arendamise osas ja süsteem on tänaseks avatud. Juhendmaterjalid on samuti saadaval ka eesti keeles. Lihtsalt selle deklaratsiooni esitamise kohta on komisjon öelnud väga selge klausli, et selles nii-öelda õiges infosüsteemis ei tohi deklaratsiooni esitada, juhul kui see toode jõuab turule enne 30. detsembrit 2025. Aga ütleme, need, kes teavad, et see jõuab peale seda kuupäeva, aga need ilmselgelt ei ole nagu esmatöötlejad, et nende puhul on see siis lubatud. Siin on siis infotehnoloogilised piirangud. Nimelt on sinna infosüsteemi üks võimalus seda deklaratsiooni täita on kõik need andmeväljad nagu käsitsi täita, mis on põhimõtteliselt võimalik, aga ajakulukas. Teine variant on masinliidestada ja siis nii-öelda laadida need andmed sinna üles. See on päris aktuaalne info, mis puudutab siis selliseid õppetreeninguid, et nad on küll inglise keeles, aga ütleme, et kuna see infosüsteem on Euroopa Liidu oma, siis nii on. Ja ma kontrollisin üle, et tavaliselt nendele koolitustele need kohad on üpris piiratud, aga umbes 10 minutit enne selle infopäeva algust ma kontrollisin üles, ainult esimene, mille ma olen ka siit slaidilt kustutanud, oli täis saanud. Teistes oli veel ruumi, et soovitan kindlasti osaleda. Konto, nii-öelda mõlemad kontot tuleks ennem ära teha.
et natukene annab aimu, kuidas see infosüsteem siis välja näeb. Siin on üks slaid, kus me räägime siis sellest, et milline on meie haldusala asutuste seos siis antud määrusega, et ütleme nii, et kõige suurem nii-öelda seos vast on RMK-l, et tema on sarnases olukorras, kus teiegi, et ta peab hakkama detsembris deklaratsioone esitama. Aga samas on meil siin esimesel kohal ka Keskkonnaagentuur, kes on siis mõelnud elu lihtsustamise peale ja on ka tellinud prototüübi. Et mul on üks slaid ka sellest prototüübist, aga ma arvan, et sellest räägib meile Krisela. Lihtsalt kui ma hiljem jagan oma ettekannet, siis te saate siit näha, et kus see prototüüp avalikult üleval on. Ja siis võib-olla selline väike näitlikustamise slaid ka, et see on küll tehtud veel selles testversioonis. Ma arvan, et minu poolt, aga võib-olla ka mitte. Kus siis on näha need andmeväljad, ehk siis nagu ma ütlesin, on 4403 ja töötlemata puit on siis see nii-öelda tarneahelas kõige esimene kaup, mida turule hakatakse viima. Siis järgmine on, et mis puuliigiga tegu on, ladinakeelne nimi. No, aga siin tuleks siis edasi minna, et lisad selle tootmiskoha, et põhimõtteliselt selle tootmiskoha saab lisada käsitsi, aga samas tegelikult saab selle JSON formaadis eraldise koordinaatide päringu teha ka üpris hõlpsasti meie metsaregistrist. Selleks on vaja lihtsalt brauseri ülemisele reale kleepida üks rida ja siis printsiibis saaks selle nii-öelda copy paste'iga teha. Või siis kui kasutada mingit muud edasi arendatud lahendust, siis oleks veelgi lihtsam see. Siis on mul veel üks selline võib-olla juba päris vana slaid, mille Euroopa Komisjon tegi, ilmselt oli Euroopa Komisjon, kelle slaid see oli, aga võib-olla ma ka eksin, et see näitlikustab siis meile kogu seda tarneahelat ja kuidas siis see viitenumber liigub kaasa erinevate toodete juures, mis siis meie puitmaterjalist valmistatakse. Et kuna ma siit esitlusest teile jätsin ära selle, mis puudutab
partnerlusi kolmandate riikidega ja seda, kuidas Euroopa Liit toetab kolmandaid riike, siis ei kulunudki mul nii palju aega, kui me siin alguses omavahel arutasime, aga siin on ka siis link Kliimaministeeriumi kodulehele, millest te saate veel täiendavat infot ja ma hea meelega ootan teie kohest reaktsiooni ja küsimusi. Nii, kui kellelgi on küsimusi, siis kes tahab häälega küsida, tõstke käsi, siis näeme teile sõna anda või võib ka siia chatti kirjutada küsimuste korral. Otso, palun. Nii, tere, on mind kuulda? On küll. Kas mind on kuulda? Jaa. On küll, aga sina Palun, vist meid ei Otso. kuula. On mind Otso, kuulda? me sind kuuleme. Jah, on. Ma ei tea, kas mind on kuulda endiselt, aga kui mind kuuldakse, siis küsimus on selles, et kui ikkagi kinnistu pealt on sunnitud inimene raadama või metsaomanik raadama ehitise või tee või riigi huvides puitu, mis siis sellest puidust saab? Jah, aitäh küsimuse eest, Atso. Et tegelikkuses, kui on tee jaoks, siis ei ole probleemi, et nagu ma oma esitluse päris esimestel slaididel rääkisin, on siin see raadamise mõiste on hästi kitsas, ehk siis turule ei tohi lasta puitu, mis on raadatud põllumajandusmaaks. Et me oleme siin Keskkonnaameti käest küsinud ja see on väga väike, et raadamiste nii-öelda kogumahust. Et raadamine põllumajandusmaaks jääb sinna 2% kanti. Aga mida siis teha, kui tõepoolest selline olukord on käes? No määrus ütleb väga selgelt, et turule ei tohi viia, et kui teil on veel säilinud, ma ei tea, ahiküte või halu keskküte või teil on saun, mida on võimalik puudega kütta, et siis see nagu lahendaks probleemi, on ju. Aga põhimõtteliselt on see selle väikse mahu jaoks või nii-öelda selle omaniku jaoks ikkagi probleem, et aitäh, Rauno, Siim. Ja siis Vabandust, jah, võib-olla, Rauno õpetab. ja võib-olla siis veel nagu selline hoiatus ka, et juhul, kui teie erametsaomanikuna tõepoolest siis raadate põllumajandusmaaks, meie infosüsteemis ehk siis metsaregistris menetleb füüsiliselt inimene, me jälgime ja eristame seda. Ja selge on see, et nagu kontroll selles valdkonnas saab olema, aga lihtsalt, et juhul, kui kellelgi tekib mõte, et aga viiks ikka selle materjali turule, siis selle tagajärg on see, et juhul, kui kuidagi õnnestub seda, et järgmine ettevõte, kes sellest on teinud toote, peab sisuliselt laoseisu hävitama.
kui see mingil ajahetkel nagu teatavaks saab. Et noh, lihtsalt selline nüanss. Ehk siis iga järgmise ettevõtja huvides on vältida sellise puidu sattumist oma sisematerjaliks, sest see tähendab tema jaoks märkimisväärset majanduslikku kahju. Aitäh. Siim, palun sinu küsimus. Kuidas seda olukorda käsitleda, et või kust kohast defineeritakse see, et see on metsamaa raadamine põllumaaks? Küsimus tuleneb sellest, et meil on väga palju olukordi, kus Maa-amet on kõlvikukaardil suutnud meil endise rohumaa või haritavamaa kuidagimoodi metsamaaks muuta ilma maaomanikuga kooskõlastamata, nii-öelda maakasutust muuta. Meie soovime seda ajaloolist maakasutust jätkata, siis me peame sinna võtma raadamiselt metsateatise, selle sisuliselt raadama. Et kas see siis on nii-öelda ebasobiv puit tulevikus ja mis me siis selle puiduga ka peale hakkame? Jah, iseenesest ma arvan, et mul on täpselt samasugune mure. Ma mõtlen mul isiklikult, minul kui eraisikul, et ühtpidi ma saan aru. Aga osaliselt ma vastasin teie küsimusele ära, et kui te esitate selle raadamine põllumaaks taotluse, metsateatise, siis Keskkonnaamet menetleb seda. Teil on lubatud seda teha, aga seda saadust te turule ei viia ei tohi. Te saate seda ise kasutada, see ei ole keelatud. See on selline lühike ja pragmaatiline vastus. Jah, aga see on minust mitte tingitud probleem, et me metsamaad ei soovi ajaloolist metsamaad kunagi raadata. Aga raadamise vajadus tekib tegelikult põllumaal, mille on siis keegi oma suva järgi kuskil kõlvikukaardi peal vahepeal ära mõõtnud. Et ütleme niimoodi, et siin slaidides mul ei ole seda ei olnud seda juttu, mis ehk siis ma kohe ütleme nii, et kõik on hästi, kui 31. detsembri 2020 aeropildist paistab põllumaa. Ja. Et see on nii-öelda lõppkuupäev, mis on määruses sätestatud ja selle eesmärk ongi siis vähendada turuhäireid nii-öelda väiketalunike või väikemetsaomanike jaoks. Ja see on see nii-öelda kriips või siis, jah, kuidas öelda, selline vahepiir, mida vaadatakse. Ehk siis, kui ta pildilt paistab teil põllumaa aastal 2020, on ju, siis on ta põld, on ju. Ja seal võib nagu diskuteerida. No võsastunud põld ei paista 2020 aasta kindlasti põllumaana. No, aga siis ilmselt on ikkagi aga metsamaana ka mitte.
siis on ikkagi see olukord, kus selle materjaliga on teil siis sellised valikud, nagu ma ennist selgitasin. Põnev, aitäh. Rauno, vaata selle sama küsimuse jätkuks tuli chati küsimuse nii-öelda laiendus ka, et kas ministeeriumi poolt on oodata, et seda olukorda võiks kuidagi lahendada, et piirata tänase maru siis isetegevust kõlvikute muutmisel. Et kas sa oskad seda kommenteerida või? Mul on, me võime teha nii-öelda maruga koosoleku, kus me räägime siis tõusetunud probleemist, aga tegemist ei ole meie haldusala asutusega, et kindlasti me saame nendega kohtuda ja rääkida probleemist seoses uue Euroopa Liidu õigusaktiga. Aitäh. Jah, Erametsaliidu poolt kindlasti saame ka sellel silma peal hoida. Aga meil on siin veel küsijaid järjekorras ja palun Aira. Olen nüüd kuulda. Tahtsin Oled küll. nüüd selle sama teema järjeks, et me küll kautšukit ja kakaod Eestis tõenäoliselt kunagi kasvatama ei saa, aga seesama põllumajandus, et me ju teame, et kui põllumaad haritakse, siis see kraavikallas, ega seda ei künta ega külvata ja sinna kraavikaldale kasvab paratamatult meil metsavööndis ikkagi ju võsa peale. Sellest võsast saab toredasti bioenergiat. Kas seda haket tahab müüa või peab see ka siis ära mädanema, sest kraave hooldama ju meie laiuskraadil peab. Et mis selle materjaliga saama hakkab? Aitäh, Aira, küsimuse eest. Minu tõlgendus on küll niimoodi, et tegemist on taristu hooldusega, aga võimalik, et me saame isekeskis konsulteerida, et mis täpselt sinna raadamise teatisele läheb. Aga mina küll nagu siin konflikti ei näe. Ehk siis tegu ei ole nagu probleemse materjalina. On minu esialgne hinnang. Sest kraav ei ole, kraavil on ja teel on oma nii-öelda, neil on oma vajaminev maa ja seal ei ole küll nagu, vähemalt minu jaoks ei ole mingit kahtlust, et kraavil me nagu kraavipervel me põllukultuure väga ei kasvata. Aitäh. Kadri Aia, palun. Tere, mul on kiire küsimus, et mul jäi esitlusest korraks kõrva, et riigid on jaotatud mingi riskiastme järgi. Kas see jäi mul õigesti või valesti või selles mõttes, et mul jäi ka nagu korraks kõrva, et Eesti on kõrge riskitasemega riik. Kas ma kuulsin valesti või on see tõsi? Tere. Aga ilmselt kuulsid valesti, et ja seegi. Ma enda arvates päris mitu korda ütlesin, et Euroopa Komisjon teeb siis selle riikide hindamise rakendusakti ja et vaikimisi me ikkagi eeldame, et Eesti on madala riskiga. Selge, mul korraks vist katkus seal tõesti, nii et siis seda, sest jah, ei näe nagu mingit põhjendust, miks see peaks teistmoodi olema. Aitäh. Täiesti nõus. Aitäh. Ma loen ühe chati küsimuse ka ette. Piret Arvi on küsinud, et aga kui raiutakse metsa elamumaal või mäetööstusmaal, kas see polegi raadamine? Metsaregistris on kirjas noor männik, noor kuusik, takseerid värskelt.
natuke sealt algusest loe veel, et ma ilmselt mõtlesin muudele asjadele. Väga vabandust. Vist on natuke keeruline aruga saada, aga kui raiutakse metsa, ma unustasin selle esimese otsa ära, et vabandust. Kui raiutakse metsa elamumaal või mäetööstusmaal, kas see polegi raadamine? Aga me räägime, ei ole. Et kui on elamumaa, siis on elamumaa. Et üldiselt on ju niimoodi, et elamumaal kõrghaljastuse säilitamist võib reguleerida detailplaneeringuga või siis kohalikel omavalitsustel on õigus ka sätestada oma nii-öelda haljastuse säilitamise nõuded ja korrad. Mõningatel omavalitsustel on suurematest ilmselt Tallinnat võib siin nimetada, et nagu selles suhtes te võite nagu kergendada tohata, et see teie elamukrundist tulev materjal, et seda, kuidas võib olla huvitav nagu huvitav küsimus selles mõistes, et ma julgen arvata, et selle materjali tutvustamine on edaspidi üpris problemaatiline, sest enamik töötlejaid eeldab, et tootega tuleb kaasa siis hoolsuskohustuse täitmise deklaratsioon. Ma arvan, et enamik töötlejaid ei osta lihtsalt sellist puitu. Nii et see on selline nüanss, iseenesest väga hea küsimuse püstitus. Ütleme, et puidubilansist on teada, et circa 1 miljon tihumeetrit tegelikult tuleb väljast. Ehk siis tegemist ei ole üldse väikse numbriga. Ja ma arvan, et siin meil tasub ka pädevatele asutuste ja Euroopa Komisjoni kohtumisel nagu ilmselt küsida seda küsimust, et aga kuidas töötlejad suhtuvad sellisesse puitu. See on nagu täiesti omaette nii-öelda kategooria, jääb määruse kohaldamast välja. Printsiibis on okei, aga kuidas sa siis nagu selgeks teed kõigile kontrollijatele või siis nii-öelda tarneahlas järgmistele nii klientidele. Et väga hea küsimuse püstitus. Aitäh, Rauno. Palun Ülle. Tervist, loodan, et on kuulda. On küll, palun. Ja, kuuleme sind. Ülle, sa panid vist nüüd mikrofoni kinni. Vabandust, jah. Et küsimus, et millal see raadamine siis on sellise näite puhul. Et näiteks Maa-amet on andmeid muutnud või näiteks on seal 5 hektarit ja nüüd metsakorraldaja teeb värske metsakava või siis ei ole värske, aga ta on kehtiv kava, alla 10-aastane ja seal metsakava andmetel kehtivas kavas on 4 hektarit. Sest metsakorraldaja võtab ju aluseks selle metsaseadus paragrahv 3, mis ta seal on, millal siis ta on mets. Et tema ju näeb looduses ka ära, kas seal on üldse põõsaliigid ja kuidas see tihedus ja kõrgus on. Et küsin, et kas siis sellisel juhtumil, kui seda 1 hektarit siis tehakse lagedaks, kas see on raadamine või ei ole, see, mis ei ole kava alusel korraldatud metsamaaks. Ja siis teine
küsimus, kas siis oleks ka õigem see, et kui näiteks ongi värskelt tehtud kava 4 hektarit, et siis selle alusel siis pöörduda Maa-ameti poole või sinna maakatastrisse, et nad muudavad selle metsamaa pindala nagu õigeks. Sest siin on ka see asi, et metsamaa maksustamine on ka siis omanikule nagu erinev ja siis tavaliselt kahjulikum. Et selline küsimus. Võib ma Ülle vastan kohe enne, kui see Jah. läheb väga pikale, et Jah. päeva teine pool, asjad kipuvad ununema. Et ma arvan, et siin nagu maksab eristada nagu seda, et raadamismääruse kontekstis ei ole oluline metsakorraldus või metsaseadusest tulenevad metsakorralduse nõuded. Vaid on oluline siis see, et kas ta vastab metsatunnustele selle raadamise määruse mõistes, kas ta vastas metsatunnustele aastal 2020 ja kui ta vastas, siis esitate selle hoolsuskohustuse täitmise deklaratsiooni ära ja nagu probleemi iseenesest ei ole. Aga muidugi see maksuteema, see on nagu hoopis omaette teema, et see on see nii-öelda, kuidas selle kohta Maa-amet ütles, see on see mingi pidev aktualiseerimine või, aga ütleme nii, et ma ei kureeri seda teemat. Ma siis täpsustan, küsin, et kas siis metsateatist on vaja või ei ole vaja, kui korraldaja ei ole seda metsaks pannud. Ja teine asi, siin oli juttu ka sellest, kuidas see ortofoto välja näeb. Et kui ortofotol on näha, nagu oleks mets, aga korraldaja on värskelt käinud ja ei ole mets, ta ikkagi on oluline ju. No. Et kas on raadamine või ei ole selles mõttes, et... Aga minu küsimus on pigem see, et kas teil peale seda raiet on kavatsus seal edasi nagu metsakasvatusega tegeleda? No see on üldine küsimus, see ei ole isiklik küsimus. Nojah, aga metsaseadus sätestab väga konkreetselt, millistel juhtudel on metsateatis vajalik. Et siin on teatav erisus selle raadamise määruse mõistetega, ehk siis meie metsaseaduses on omad mõisted, raadamise määruses on omad mõisted, selleks, et vastata raadamise määruse nõuetele, järgime me neid raadamise määruse mõisteid. Ma võib-olla kleebin siia natukene chat mõisteid ka, et võib-olla see nagu hõlbustab. Ma loodan, et saite abi. Aga aitäh praegu. Aitäh, siin chatis küsiti ka selle sama, nende mõistete kohta tegelikult, aga võib-olla siis ongi mõttekas, et Rauno jagad seda lisamaterjali. Et praegu me siis Ülle seda küsimust eraldi ette ei hakka lugema, et ootame seda Rauno lisamaterjali ja saame praegu öelda Raunole aitäh ja palume siis Krisela sinu etteaste. Aitäh kuulamast. Ja aitäh Rauno ja aitäh Kertu. Mina slaide ei teinud. Tere, ma olen Krisela Keskkonnaagentuurist. Ma teen tegelikult Martile väikse sissejuhatuse, räägin teile, kuidas me üldse sinna jõudsime, et meil selline prototüüp on valmimas. Mina Krisela Keskkonnaagentuurist. Ma olen sellepärast siin, et 2023. aasta lõpus me alustasime projektiga, mis oli reaalaja majanduse
operatiivse raie infoprojekt. Sisuliselt on süsteem selline, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab Keskkonnaagentuurile, kes töötab koos Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaametiga, raha, et me teeksime midagi, mis meie valdkonna ettevõtete jaoks oleks kasulik. Meil on projektil ka juhtrühm, seal on erinevad riigiasutused ja lisaks on meil ka Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liidu esindajad juhtrühmas ja tegelikult EUDRi prototüübini me jõudsimegi osalt tänu sellele, et me analüüsisime metsandusega seotud aruandlust ja mille analüüsi tulemused viitasid ja ka tegelikult Erametsaliit ja EPL ise kinnitasid, et EUDRi probleem on see, mille me võiksime selle tõesti ära proovida lahendada just selle suurema haldus- ja aruandluskoormuse vaates. Mõeldud-tehtud üritasime, Martti räägib, kuidas me sellega hakkama saime, ehk siis see on reaalaja majanduse projekti tulemusena loodud prototüüp ja kogu reaalaja majanduse valdkonna eesmärk on ettevõtete jaoks lihtsustada elu, aruandlust, majandustegevust. Tulevikuplaanide osas mina hetkel ei oska rohkem midagi öelda, kui et ma tean, et Kliimaministeerium tegeleb sellega, et keskselt pakkuda toetavat lahendust jällegi ettevõtetele ja seotud osapooltele EUDRi prototüübi rakendamiseks, aga täna veel täpseid tegevusi ei ole paika pandud. Aga mina annaksin sõna Martile nüüd üle, kes räägib siis täpsemalt, kuidas prototüübi rakendamisega läks ja kas sellest oli kasu või mitte. Nii et Martti, palun sulle sõna. Tervist, Martti Piirimäe siin Forecost. Nii, kohe lükkan slaidid ka. Kuidas mind kuulda on? Väga hästi. Väga hästi. Nii, nüüd peaks slaidid ka ees olema. Jah, Forecol avanes võimalus Keskkonnaagentuuri poolt arendatud prototüüpi testida ja ütlen, Foreco eesmärk oli, et leida siis selline lahendus, mis ei segaks meie tänast tavapärast tööd. Et mõte oli selles, et me teeksime oma tööd täpselt samamoodi edasi, nagu me siiani oleme teinud ja see EUDRi raporteerimine toimuks kuskil taustal. Ja meil oli 2 valikut, et mis teed pidi minna, et ehitada see test üles, kas siis meie metsahalduse tarkvarale või e-veose lähe tarkvarale. Ja panime kirja ka mõned plussid ja miinused, et mis olid ühe tarkvara eelised ja mis oli nagu teise tarkvara eelised ja samamoodi ka miinused, et metsahalduse tarkvara ja meie enda Foreco tarkvara, et selle peale, kui ma oleks süsteemi peale ehitanud, siis selle deklaratsiooni esitamine toimuks samal ajal, kui me esitame metsateatiseid, et täna me teeme oma metsahalduses metsateatise ja saadame sealt metsaregistrisse. Ja eelis oleks see, et me saaksime selle deklaratsiooni ära teha enne, kui me alustame raieid, enne kui me alustame puidutranspordiga. Aga selle kõige suuremaks miinuseks oli see, et me peaksime sinna peale ehitama siis sellise täiendava mooduli, ehk ainult metsateatise andmetest ei piisa, et meil on vaja lisaks puuliike ja on vaja ka sortimente, et me peaksime siis takseerist välja võtma puuliigid, nende jagunemise ära sortimenteerima vastavalt raiele, et kas me teeme lageraiet, harvendusraiet, eeldama, et mis sortimendid meil tulevad, et seda deklaratsiooni esitada. Ja üks suur selline miinusmärgiga faktor oli ka see, et kuna see on meie enda tarkvarad, see ei ole skaleeritav, et sellest saaks siis ainult Foreco grupi ettevõtted kasu. Ja teine lahendus, mis meil laual oli e-veose lähe süsteem, mille peale ehitada ja selle peale me testiga tegime. Ja selle puhul on see 100% automatiseeritav, selle me saame taustal tööle panna niimoodi, et meie metsandustöödega tegelevatel inimestel mitte mingitki täiendavat koormust peale ei tekiks. Aga sellega on üks risk, et kui meil kuskilgi veosele andmetes on väike viga sees, näiteks metsateatise number on vigane või on selline raie, kus ei ole metsateatise numbrit, et siis see süsteem ei toimi või
süsteem töötab läbi mitme erineva liidese ja kui mõni liides näiteks antud hetkel ei tööta ja me jõuame oma koormaga sihtkohta, et siis tekib probleem koorma mahalaadimisega, kuna tänaseks on meile päris paljud ostjad öelnud, et kui see süsteem rakendub, et see EUDR-i viitenumber peab koormal peal olema koorma mahalaadimise hetkeks. Ja testi sisu, et mis me tegime täpselt, me võtsime siis testiks oma e-veose lehe keskkonna, selleks me kasutame langihalduse tarkvara ja me tegime testi siis koos eBay ettevõttega, kes seda langihalduse tarkvara omab. Ja nendega me ehitasime siis sinna langihalduse tarkvarale liidese, mille me liidestasime Kauri prototüübiga. Ja protsess käib niimoodi, et langihalduse tarkvaras autojuht teeb e-veose lehe ja nii kui ta vajutab salvesta nuppu, siis andmed liiguvad automaatselt Kauri prototüüpi. Sinna läheb siis metsateatise number, puidu kogus ja EVR-i sortimendi kood. Nende andmete põhjal siis Kauri prototüüp pärib metsaregistrist vajalikud andmed, vaatab, kas tegemist on raadamisega või mitte ja impordib geoandmed. Saadab need siis kohe EUDR infosüsteemi Tracesesse ja seal, kui tõrget ei teki, saame vastu deklaratsiooni. Et ma võin näidata, kuidas töötab ka. Ma tegin ühe väikese video. Kertu, kas seda akent on näha? Videoakent. On. Ma panen ta siit käima, et siin ongi langihalduse tarkvara. Praegu on vasakul on autojuhi vaade. Autojuht alustas veoselehe tegemist, teeb veoselehte. Praegu ta sisestab siia kogused, pani haava, averi puidu 35 tihumeetrit, salvestas ära. Nüüd läksid andmed kohe EUDR-i süsteemi. Ja nüüd kui vaatame langihalduse tarkvara aruannet, siin me näeme, et EUDR-i portaalis on see registreeritud, registreerimisnumber tuli alla. Nüüd me läheme Tracesesse ja Tracesest on näha, et nüüd see koorem on seal registreeritud. Tegemist haava paberipuiduga 35 tihumeetrit ja siin allpool on ka näha siis geoandmed. Iga nurga koordinaadid. Et sisuliselt ta nii kiiresti see protsess käiski. Mõne minutiga olid andmed olemas. Ja nüüd on näha, et siia veoselehe ilmusid ka viitenumber ja siis unikaalne salanumber või kood. Ja Tracesse süsteemis neid on ka siin kohe näha üleval. On olemas viitenumber ja kontrollnumber. Ja aga kõige suuremad probleemid, nagu ma alguses rääkisin ka, on seotud sellega, et algandmetes võivad olla vead, peamiselt siis metsateatises ja osad raied on ka sellised, kus metsateatist ei ole vaja. Kas siis MKE-d või Aira viitas siin ka kuivendussüsteemide hooldamisele. Et kui me kuivendussüsteeme hooldame, siis nende hooldusteks ei ole metsateatist vaja võtta. Praktikas on võetud sinna raadamisteatiseid, kuigi tegelikult see on viga. Ja ütleme, kui me tahame neid kuivendussüsteemide hooldamisi siia süsteemi sisse saada, siis sellise lahendusega see ei töötaks, et siis peaks Tracesesse käsitsi neid lisama. Ja geoandmete päringus me tuvastasime kahe vea, mis oli seotud sellega, et kui meil on mingi eraldise keskelt on tükk välja lõigatud. Tegemist on justkui sellise sõõrikujulise eraldisega, et siis Traces ei suuda seda registreerida ja annab samamoodi veateate. Pluss siis erinevad tõrked tarkvarade töös. Et kui meil tekib viivitus, ütleme see auto sõiduaeg on üsna lühike, umbes tund aega, võib-olla natukene rohkem, et selle aja jooksul me peaksime Tracesse süsteemis saama endale EUDR-i viitenumbri. Kui selle ajaga need numbrid kohale ei jõua, et siis meil vastuvõtja juures tekib kohe probleem puidu äraandmisega. Ja lisaks üks kitsaskoht, mis meile silma jäi, oli veel see, et metsaregistrist me saame küll raadamise info, aga me ei tea,
mis raadamisega täpselt tegu oli, kas tegu oli trassi jaoks raadamisega või oli raadamine põllumajanduse eesmärgil. Pluss siis degradeerumise risk, et seda täna ka metsaregistrist ei saa mitte kuidagi teada. Et need valdkonnad on täna metsaregistri poolt katmata. Ja enda poolt võib-olla ettepanekud, mida me Kaurile ja Kliimaministeeriumile teeme, on see, et me võiksime kogu selle lahenduse üles ehitada metsaregistri peale, kuna metsaregistris on kõik vajalikud andmed olemas. Ja see nõuaks siis ühekordset arendust, et kui eraettevõtjad hakkaksid igaüks oma süsteeme arendama, see on üsna kulukas, et me võiksime jääda pigem ühe keskse süsteemi juurde ja riigil tekib ka seoses sellega siis võimalus seda deklaratsioonide esitamise korda reguleerida ja endale vajalikke andmeid sealt välja noppida. Et ma arvan, see on selline lühidalt Foreco poolt kokku võtta. Kui kellelgi on küsimusi, siis ma võin siin täpsustada detaile ka. Aitäh, Martti. Ühe küsimuse loen, mis chatti tuli, et kuidas autojuht teab, milliselt metsaeraldiselt materjal pärit on, kui igal eraldisel on ju oma metsateatis? Autojuht seda ei peagi teadma. Autojuht teeb veoselehte veotellimuse alusel ehk siis langehaldusse sisestatud kinnistute andmete baasilt ja see reississe süsteemi me kanname siis kogu info, mis meil selle langi küljes on. Kui näiteks puit oli ühte laoplatsi varutud 3 erinevalt kinnistult, 30 erinevalt teatiselt, siis nad grupeeritakse kokku ja saadetakse kõik ühe pätsina reississe süsteemi ja registreeritakse ära. Ja me saame ühe koorma kohta, saame ühe viitenumbri. Et kui me saadame sealt laoplatsist välja 1000 koormat, siis me saame 1000 erinevat viitenumbrit. Et see süsteem oli üles lahendatud selliselt, et need grupeeritakse kokku pätsideks. Aitäh, see vastas ka Pireti järgmisele küsimusele. Suur tänu. Kuna Rauno on siin veel meiega, et Rauno, kas kommenteerid neid Marti ettepanekuid ka, et ma tean, et Kliimaministeeriumis sarnaseid mõtteid mõeldud on, et kas on sul midagi selle kohta öelda? Jah, et täna arutasime seda teemat ja püüame siin seda lahendust pakkuda, et metsaomanikul oleks võimalus, mitte sund, aga võimalus, et ta saaks volitada metsaregistris esitama riiki siis seda hoolsuskohustuse deklaratsiooni tema eest. Et siin on muidugi see küsimus, et me oleme selle tee valinud, et me hakkame sinna selle arendusega ilmselt pihta. Loodame, et see saab õigeaegselt valmis. Aga ütleme, et eks seal neid riskikohta nagu on, aga püüame siis omalt poolt. Aga muidugi siin jäi võib-olla ka ütlemata see, et määrus lubab omanikul volitada seda deklaratsiooni esitama ka tarneahelas järgmise ostja, et printsiibis saab metsaomanik kasutada ka seda varianti. Ehk siis valikuid on mitmeid ja selles suhtes ma arvan, et või ma väga loodan, et see rakendamine ei ole väga üle jõu käiv metsaomanikule. Jah, MPL-is me oleme täna seda teemat ka arutanud ja
ja ühe alternatiivina me näemegi näiteks seda, et me tõstame selle prototüübi EVR-i süsteemi ja kõik, kes kasutavad EVR-i süsteemi, et siis saaksid läbi selle süsteemi e-veoselehe koostamise ajal selle deklaratsiooni ära teha. Aga noh, siin ongi õhus täpselt need samad riskid, millest ma rääkisin, et kui kuskil mingi viga on sees, siis autojuht näeb seda alles koorma liikumise ajal. Aitäh. Kas on veel osalejatel küsimusi Martile või Raunole? Tundub, et ei ole. Suur tänu kõigile ettekandjatele, et salvestasime ka selle ja saame seda materjali siis hiljem Erametsaliidu kodulehel jagada. Selline lühiülevaade, mis aasta lõpus tulemas on, kui meil on siin täpsemalt selgus, et milline süsteem siis peale jääb, kas saab metsateatisega koos selle deklaratsiooni esitada ja kõik sellised detailid. Kui see on selge, saame teile ka teada anda ja kuidas seda kontrollima hakatakse, on ka kindlasti omaette teema. Et tõenäoliselt selle teemalisi seminare on veel tulemas aasta lõpus. Aga suur tänu kõigile osalejatele. Jah, Rauno. Võib-olla et ma natuke vahendaksin seda sõnakasutust, et mitte peale jääb, vaid ilmselt saavad olema võimalikud mitmed võimalused, mida metsaomanik saab kasutada. Et kui metsateatise ja metsaregistrite andmete põhjal nagu see deklaratsioon genereerida, siis sellel on üks täpsusaste, omad riskid, kui valitakse see veoselehe põhiline lahendus, siis selge on, et seal on juba nagu andmed palju täpsemad, mis puudutab siis sortimentatsiooni ja väljatulekut, aga sellised need võimalused loodetavasti siis on ja sellega tuleb meil arvestada. Just, aitäh täpsustuse eest. Aga suur tänu kõigile ja kena päeva jätku. Head aega. Aitäh, ilusat päeva. Head päeva. Head aega. Aitäh.